Tere, te kuulate podcasti Need pole mingid naiste teemad 4. episoodi. Mina olen Reili Rand, Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraat. Meie tänane osa keskendub ühiskonnas väga olulisele ja kirglikule teemale. See puudutab ühest otsast Riigikogus ka täna arutlusel olevat nõusolekuseadust ja me puudutame ka avalikkuses kõneainet pakkunud sisulooja Malluka loodud seksuaalkurjategijate registrit. Mul on väga hea meel, et tänaseks külaliseks on doktorikraadiga vabakutseline jurist Kärt Pormeister. Paljudele, ma usun teile, on ta tuntud tänu oma õigusalase sisulooja tegevusele ja tuntud nimega kui tavakodanikust naisterahvas. Tere tulemast, Kärt, ja mul on hea meel, et meil õnnestub täna sinuga sellel olulisel teemal vestelda. Väga suur rõõm siin olla, aitäh kutsumast. Võin ma su käest küsida ikka alguseks seda, et kui sa peaks nõusoleku lahti seletama, mis see tähendab? See, et on vaja nõusolekut, see on ju väga erinevates valdkondades teemaks. Arsti juurde lähed, sekkumiseks on vaja nõusolekut, uuringus osaled, on vaja nõusolekut, sinu andmeid töödeldakse, üks variant on sinu nõusolekul. Ja paljudel juhtudel on see nõusolek ka siis defineeritud seaduses, et ta peab olema vabatahtlik, teadlik, ehk siis informeeritud, et sa saad aru, millele sa annad nõusoleku ja mis on nõusoleku andmise tagajärjed ja nii edasi. Ja siis üks kiht, mis seksuaalsuhte puhul lisandub, millest tihti räägitakse, on siis ka entusiasm. Et see ei ole selline loid meritähekese nõusolek, vaid ka teatud entusiasm. Ja loomulikult seksuaalühte puhul see ei ole, me ei räägi kirjalikust nõusolekust, aga samamoodi arsti puhul. Ega arsti juurde minnes ei pea nõusolek olema kirjalik, seal on hiljem lihtsalt arstil on tõendamiskohustus, ehk suuremate ja invasiivsemate protsesside või protseduuride puhul siis võetakse ikkagi kirjalikult, eks ole, lähed opile, võetakse kirjalikult, aga ega sul seal perearst, kes annab sulle nõu, ta ei võta sult iga kord kirjalikku nõusolekut. Ja seksuaalsuhte puhul samamoodi me ei räägi kirjalikust nõusolekust, me ei räägi mingist digiallkirjast ja mingitest äppidest ja kõik need naljakad ekstreemid, mida on siis nüüd meedias läbi käinud. Me räägime ikkagi sellest, et inimene selgelt väljendab kas või kehaliselt soovi astuda teisega sugu ühtesse ja see ongi see põhjus, miks see sõna entusiasm sealt ka läbi käib, et see on lihtsalt nii, et ma nüüd nagu laman ja vahin lakke ja ta või tee ära, eks ole. Kuigi see võib olla jumala eest igaühele oma, eks ole, kuidas meeldib ja nii edasi, aga et see peab ikkagi olema selgelt mõlema poole tahe ja üks hästi haige retoorika, mis netis levib, see on nende nii-öelda intselite retoorika, kes on need involuntary celibates, aga mitte lihtsalt inimesed, kes on tsölibaadis sellepärast, et nad ei leia partnerit, vaid inimesed, kes on sellised väga naiste suhtes väga vaenulikult meelestatud ja väga, väga väärate arusaamatega sellest, et kes või mis on üldse naine. Ja nende seas liigub selline retoorika nagu last minute resistance ehk viimase hetke vastupanu. Ja see levib ka kahjuks Eesti meeste seas ja kahjuks ka ma nägin ühte 40+ autorit. Ma teen niimoodi autor, sest ega ta kirjatükid eriti tõsiselt võetavad pole, aga üks 40+ meesterahvas ka Fred siis postitas selle kohta. Ja see on selline retoorika, et põhimõtteliselt on loomulik, et tekib nagu mingisugune vastupanu eelkõige siis naisel enne suguühet ja see on midagi, mida ületada. Et selline last minute resistance, sellest tuleb üle saada, et see on nagu mingisugune mäng või selline loomulik selline plokk, mis tuleb siis ületada. Ja tegelikult sisuliselt me räägime siis ikkagi sellest, et sa surud kedagi sinna suguühtesse, kui kellelgi on ikkagi plokk, vahet ei ole kui väike, vahet ei ole kui viimasel hetkel, siis stopp, aitab. Nüüd ei lähe siit asi edasi, et see on asi, mis on ka paljuski seksuaalkasvatuses kinni, sest kui inimesed istuvad internetis, loevad sealt lõbusalt mingisugust last minute resistance arutelu kuskil foorumis või vaatavad YouTube'is midagi või kus iganes TikTokis, kus iganes seda paska levib, siis nad kasvavad üles mõeldes, et okei, selleks, et ma saaks seksi, ma pean ikkagi nagu mudima seda inimest vaimselt, et kuidagi ta blokist üle saama, aga tegelikult see ei tohiks nii olla ja nii ei tohiks ka inimesi panna mõtlema ja ometigi kahjuks ma ütlen, meie seas on täiskasvanuid 40+ inimesi, kes sellist saastavad suust välja. Et paraku Isegi parlamendi debatis, kuna nõusoleku seadus ju esimese lugemise on läbinud, me kuulsime sellise müüdi taastootmist, et kui sa ikka pole karjunud ja kriimustanud ja nagu füüsiliselt vastu hakanud, et siis sa ju ikka päriselt võib-olla tahtsid seda seksi, on ju. Et tagantjärele naised väljendavad kättemaksu või mingit pettumust või mingit selliseid hoiakuid. Et aga kui sa praegu peaksid nagu seda tänast süsteemi veel vaatama läbi nagu praktika, et kas sa näed, et pigem on nagu
et üks on see, kuidas seadus on sõnastatud, aga teine osa on ikkagi ka see, et kuidas meie menetlejad võib-olla ka aru saavad, et nii kohtupraktikas kui ka politseist või tõesti nendest ekspertidest, keda see menetlus, kes nii-öelda menetlejad selles protsessis on, et mis su vaade nagu sellele poolele on, et kus rohkem pigistab, kas seadus või, kui seda saab üldse nii küsida, et kas seadus või siis tänane päris praktika, kuidas need otsused hiljem, kui juba on nii-öelda pöördutud abi otsimiseks, kuidas see seal väljendub? Ma tahaks vastata selle meemiga, et why not both, mõlemat. Et mõlemas on asi, aga kõigepealt su juttu algusest kinni võttes, siis mina ka alati tahan rõhutada seda, et loomulikult on ka valekaebuste juhtumeid olemas. See on ka selge, et see ei ole ka nii-öelda mure, mida täielikult ignoda või naeruvääristada ja mina alati sellistel hetkedel viitan tagasi ühele vaidlusele, mis mul oli oma abikaasaga, see oli nädalaid kestev selline edasi-tagasi, algas küll mingi purjusolekust kuskil peol seoses sellega, et keegi tõi teemaks, et Rammsteini lauljaga olid seal need Me Too skandaalid ja siis sealt see algas ja rääkisime siis Me Too'st ja vaidlesime ja lõpuks ma sain aru, et me oleme tegelikult väga sarnased inimesed, ta on küll Lääne-Eestist, ma olen Lõuna-Eestist, aga meil on vanemad, tal on õpetajad, minu ema oli ka õppejõud ja nii edasi, et me oleme väga sarnase taustaga inimesed, me oleme mõlemad juurat õppinud, meil on ühised jagatud väärtused, maailmavaated, aga teatud küsimustes on mingi suhtluse error sees, et kuidagi me räägime teineteisest mööda. Ja kus me selle Me Too vestlusega lõpuks jõudsime, oli see, et põhimõtteline algpunkt minul naisena sügavas on see, et issand, kui keegi mind vägistab ja keegi ei usu. Või kui see minuga juhtub, või mu tütre, või mu sõbranna, või kellega iganes. Ja temal mehena selline põhimõtteline baasmõte on, et mis siis, kui keegi minu suhtes vale süüdistus esitab. Ehk see algpunkt oli mõlemal täitsa erinev, sest me oleme erinevates positsioonides. Tema mehena, temal on suurem tõenäosus, et keegi esitab vale süüdistuse versus, et keegi teda vägistada üritab. Minul vastupidi, minu puhul on suurem tõenäosus, et keegi üritab mind vägistada versus, et vale süüdistusi esitada. Ja ma ei taha üldse, et ka see mure, mis on ka päris mure, sest on ka need juhtumeid, kus on neid valekaebusi, kuigi jah, hakkame statistikast rääkima, et mis on nagu tegelik pilt versus need nii-öelda müüdid, okei, aga see on ka mure ja ma arvan, et seda ei maksa vaiba alla pühkida, aga siin tuleb ka endale teadvustada just seda, et kuidas see päriselt kõikide nende asjade menetlus käib, on ju see, et kannatanu, kes ütleb, et minuga juhtus see, tema ju hakkab seda kadalippu läbima, tema sõnu ei võta ju keegi kohe, okei, selge, paneme vangi, vaid siis hakatakse ju uurima, puurima, vaidlema, kõiki tõendid vaatama ja päeva lõpuks. Need olukorrad, kus sul ongi sõna vastu olukord, eriti kus sul on inimesed, kellel võib-olla varem on juba seksuaalsuhe olnud, vastastikusel nõusolekul ja mingil hetkel siis see läheb käest ära, võib-olla tekib mingisugune selline hetk, kus üks tahab teatud akti teha ja teine ei taha ja seal see nõusolek nüüd enam ei ole, sest okei, ma olin kõige muuga nõus, aga seda piiri me ei ületa, aga teine siis lükkab. Eriti nende juhtumite puhul, no kuidas sa tõendad? Tegelikult sa ei tõendagi selles olukorras, sa ei tõenda ära, et see oli ilma nõusolekuta, isegi mitte ülejäänud ühe võib-olla oli nõusolekul ja siis mingi lükke tehti niimoodi, et inimene ütleb, ei, ma ei taha, ära tee ja ta teeb ära, sest nagu mis iganes tal peas valesti on. Et neid olukordi ei lahenda mitte ükski seadus, mitte ükski praktika, mitte miski, mitte kunagi. Aga teistsugused olukorrad. Ja nüüd jõuame selleni, et mis võiks muutuda ja mis loodetavasti muutub seoses seaduse muudatusega on DJ Meelis Eskola kaasus. Ma soovitan igal inimesel, keda vähegi see teema huvitab, lugeda seda Riigikohtu lahendit. Riigikohtu lahend on avalik. Teised on kinnised küll kannatanu huvides ja ma loodan, et kui see asi on läbi, sest see asi ei ole ikka veel läbi, et ühel päeval ehk kannatanu on nõus minuga jagama neid kohtulahendid, sellepärast et seal ollakse teist korda Riigikohtus. See on 6. kohtuaste. See on mõistuse vastane ja esimesed 2 aastat maakohus ja ringkonnakohus arvasid, et kui kannatanu kehal on vägivalla märgid, et äkki see oli niisama jõuline seks. Ja vaat seda kirjeldust ma loen, eks ole, Riigikohtu lahendist, sest ma ei ole näinud neid originaalseid lahendid, kuna see on kinnine, aga loed Riigikohtu lahendist seda kirjeldust, et mida alamastme kohtud ütlesid. No tuleb kananahk kihule ja tekib selline vägivaldne mõte kuklas, et täitsa pekkis. Kes on need kohtunikud, kes sellise asja kirja panevad? Sul on vägivalla tunnused kehal, sul oli õbluke naisterahvas ja Riigikohtu lahendist sa loed, kui palju oli tõendeid tema alkoholi tarbimise kohta. Ja usuti ainult toimepanija sõnu. Esimesed 2 aastat arvasid, et kõik, mis toimepanija ütles, see oli kõik väga usaldusväärne, usutav, aga see, mida kannatanu ütles, mitte miski pole usaldusväärne. Ja Riigikohus tegi selle maatasa, saatis uuesti maakohtusse, maakohus siis mõistis tüübi süüdi ja ta mõistis ka meie praktika kontekstis sellis suhtes
mitte kõige väiksema hüvitise, kas oli äkki midagi 7000-ga oli see mittevarane hüvitis kannatanule. Ja siis DJ Meelis Eskola kaebas selle edasi ringkonnakohtusse, ringkonnakohus jättis süüdimõistmise jõusse, aga vähendas seda hüvitist. Ma soovin, et ma oleks need arvud järgi vaadanud, et ma võin eksida, aga minu arust kas ta isegi ei tõmmanud seda 2500 peale ja ma ei ole seda lahendit näinud, jällegi kinnine asi, aga ma olen näinud ühte lõiku sellest lahendist, mis on siis see nii-öelda 5. aste, teine kord ringkonnakohtus. Tüüp mõisteti süüdi, aga kannatanule hüvitist vähendati oluliselt ja seal oli mingi täiesti haige lõik sees selle kohta, et kannatanule ei tehtud sellist invasiivset anaaluuringut vigastuste ulatuse hindamiseks, sest see võib olla kannatanule väga traumatiseeriv, kui on juba anaalselt vägistamine toimunud, siis veel alutada teda narkoosi all sellise protseduurile otsustati, et on kannatanud parimates huvides mitte seda teha ja ringkonnakohus põhimõtteliselt heidab seda ette, et ei oleks ikkagi tehtud see anaaluuring, eks ole, siis me teaks, kui ulatuslikud need anaalkahjustused olid ja ma mõtlen, kes selle kirjutas? Ma tahaks talle mida ma tahaks selle inimese, ma tahan, et ta kogeks seda. Sest esiteks, mis vahet seal on, mis ulatus nendel anaalkahjustustel oli, fakt, et need üldse oli anaalvägistamine. Ja sa hakkad rääkima, et kuna me ei tea, kui ulatusliku need kahjustused olid, et siis siit lugu, nüüd läheb hüvitis väiksemaks või midagi, ma lihtsalt ei saa aru sellest, ma ei saa sellest aru. Selle peale tekibki küsimus, et kuidas sellise praktika peale keegi üldse julgeb abi otsida või pöörduda ja rääkida. Ja ongi, see kannatanu on 6. korda, nüüd on Riigikohus, ma väga loodan, et Riigikohus paneb sellel punkti, sest õnneks mina olen kriminaalkolleegiumist viimastel aastatel näinud väga palju, väga häid ja väga mõistlikke lahendid ja mul on usku ja ma väga loodan, et sest tegelikult see oli Riigikohus, kes selle Eskola asjas esimene ring Riigikohtus oli ju see märgiline lahend, kus öeldi, et kui seadus ütleb, et vägistamise koosseis eeldab kas vägivalda või abitusseisundit, siis nemad ütlesid, et see abitusseisund võib ka olla see tardumine. See hetk, kus sa oled, eriti kui sa oled ka vaid kui sa oled õblukesem naisterahvas, purjus ka veel, eks ole, sul on mingi tüüp toimetab su kallal, sa tead, keegi ei kuule sind, sul pole kuskile minna, sul pole midagi haarata ja siis on su mõistus, mingi ürgosa sellest võibki sulle öelda, et parim ellujäämisviis praegu on, et kannata ära, ära tee midagi, sest kui sa hakkad vastu, sa võid veel surma saada, kõik võib juhtuda, lihtsalt kannata ära. Ja Riigikohus ütles, et jah, selline tardumine võibki olla see abitusseisund seaduse mõttes. Ja selle pinnalt ka õigusteadlased nad on ju kritiseerinud seda eelnõud paljuski ka selle pinnalt, et nad ütlevad, et aga vaata, Riigikohus juba ütles, et abitusseisund võib tähendada ka seda tardumist. Ehk meil ei ole vaja muud teha, kui koolitada nüüd kõiki menetlejaid, prokse, kohtunikke, koolitame neid nüüd sel teemal, et nad saaks aru, et see abitusseisund võiks olla ka tardumine. Minu lihtne talupoja-loogika, ma ei ole karistusõiguse inimene, minu loogika ütleb, et kui tardumisseisund võib olla see abitusseisund, siis peaks seadus olema vastavalt sõnastatud, vähemalt sedagi, sest ilmselgelt praktika näitab, et kohtud ei sisusta seda niimoodi. Ja Eskola kaasus näitab, et isegi kui on vägivalla tunnused kehal, isegi sellest ei piisa, sest mõni kohtunik arvab, et see on jõuline seks ja sa mõtlesin, mis asi see on, sa oled seda 50 halli varjundit vaadanud hästi palju, arvanud, et kõik on mingisugused sadomasotegelased ja isegi seal filmis nad ju allkirjastasid lepingu enne nõusoleku vorm, kus on piirid, mis on nii-öelda turvasõnad ja nii edasi. Et ilma naljata, kui keegi tahabki seda jõulist seksi, jumala eest tehke, aga tulebki kokku leppida ja tulebki piirid kokku leppida, et mingi kohus arvab, et kuskil peol võõra, ma ei tea, kas nad teadsid ka teineteist enne, aga põhimõtteliselt mitte oma peika või kellega kuskil peol sellistes oludes, et lihtsalt tahtsid jõulist seksi. Jällegi, loed neid asju ja mõtled, et ma soovin, et need inimesed kogeks ise täpselt seda, mida kannatanu koges ja et nad siis äkki mõtlevad selle üle järele, et mida sa sinna lahendisse kirjutasid. Aga sind kuulates tegelikult ju ongi see tõdemus taas, et üks asi on see, et seadus peab olema väga, väga kvaliteetne ja arusaadav. Mul on selles osas tegelikult suur mure, et esimene lugemine oli ära, avalikud arutelud, tõesti õigusteadlaste ja kohtupraktikute poolt tulid seal kriitikat, eelkõige sellest, kuidas see nõusolek on ära kirjeldatud, millistele tunnustele ta peab vastama. Minule teadaolevalt tegelikult on täna osapooled, erinevad huvigrupid saanud mitte isegi kompromisslahenduse, vaid sellise konsensusliku sõnastuse Justiitsministeeriumiga nii-öelda juhtimisel paika, aga eelnõu ikka seisab ja menetlus seda uuesti jõudnud ei ole. Et ma väga, väga loodan, et minister Pakosta siiski need muudatusettepanekud võimalikult kiiresti meile Riigikokku saadab ja see arutelu edasi läheb. Aga lisaks sellele poolele, et see seadus on saab
nii oma loogika mõttest õigesti üles ehitatud kui nagu selgemaks, siis ikkagi on seal see ka koolituse ja arusaami ja ühiskondliku normide või hoiakute küsimus. Et kuidas me üldse nagu, et kas me jõuamegi debatis selleni, et kui palju pidi keegi haiget saama, et vägistamine faktiliselt aset leiaks. Et see ei muutu ainult sellest, et paragrahv kirjeldab ära, et see tuleb ikkagi sellest nii lastetoast kui ka sellest, kuidas me ühiskonnas neid teemasid ju käsitleme. Jah, kahtlemata kindlasti, et see on, mina paljuski näen siin probleemi alge osana ka sellist üldisemat häbitunnet, et inimesed pole harjunud üldse rääkima seksist, seksuaalsusest, piiridest ja see tõesti algab juba väiksest saadik, väga palju poleemikat on ju tekkinud selliste teatud inimgruppide seas sel teemal, et kas lastele tuleks õpetada, mis on noku ja mis on tussu ja nii edasi ja mõned on nagu, issand, nagu, miks te lastele nagu mingit seksi juttu räägite. Ja ometigi mulle tundub, kuidas sa ei saa aru, laps peab teadma, mis need asjad on, et ta ei häbeneks neid, et keegi saaks talle kuskil salaja mingit jama ajada, teda kuidagi kallutada, aktsepteerima mingit käitumist enda suhtes, mis on täiesti vale. Kui ta ei tea midagi, siis ta ei tea, mis on õige, mis on vale. Ja selles ongi ju probleem, et kui me ei räägi sellest, kui me ei räägi nendest piiridest, siis kõik häbenevad kuidagi, kõigil on ebamugav ja uurijad on ka inimesed, prokurörid on inimesed, kohtunikud inimesed, neil kõigil võib-olla natuke vastik ebamugav, mingi ei taha, mõni mõtleb, raudselt valetab ja igast nagu eelarvamused on meis kõigis ju sees. Et ma arvan, et sellest tulebki rohkem rääkida. Ma just eile käisime külas ja seal oli, pereema näitas meile, neil on selline raamat ja selle autor oli, ma võin nüüd eksida, aga ma tahaks öelda, et see oli Marilyn Mandel. Okei, sa tead. Keharaamat. Just, keharaamat ja ma mäletan, mina olen 90ndate laps, meil oli ka mingisugune kollaste kaantega, mingi raamat, kus oli mingi Ulla ja mingid tegelased, seal oli ka räägiti laste sündimisest ja midagi. Aga nüüd see, mida ma siis eile nägin, see Marilyn Mandeli raamat, seal oli siis, kõik asjad olid kaetud sellises hästi lastesõbralikus keeles, et ongi, et ema või isa saaks siis lastele ette lugeda, et kas seal oli mingi kass ja keegi vestlevad, et mis asjad need kõik on, eks ole, päevad ja asjad ja kuidas lapsi saadakse. Et väga tore allikas ja minul laps näiteks armastab seda Operatsioon Ai-sarja, mis on Jupiteris ja seal oli ka üks osa oli selline kõik kehaosad, anatoomia, seks ja kõik see oli väga lastesõbralikult, hästi neutraalselt. Seal ei ole midagi sellist seksualiseeritud sisu, asja point on see, et laps saaks põhimõtteliselt aru, et mis asjad need on, mis on meie kehaosad, meil on erinevad kehad, keegi ei peaks puudutama sind kuskilt ja kui sul on vähegi ebamugav, siis usalda oma sisetunnet. Ära lase kellelgi kuidagi ennast veenda milleski. Absoluutselt, olles nii tegutsev kui tausta poolest lastekaitse teemadega tegelenud ja ise 2 lapse emana, ma ka väga soovitan tegelikult abimaterjaliks võtta selle sama Marilyn Mandeli viidatud raamatust, et ka 90ndate algusest sündinuna põlvkonnast, kus nii avatult ei räägitud nendest teemadest, siis ka ise emana algul ei osanud ka suhtuda, et kuidas peaks kõiki kehaosasid nimetama ja kuidas neid teemasid käsitleda, et võtame julgelt, leiame need abimaterjalid ja tegeleme sellega, et meie lapsed, kes täna kasvavad tegelikult, saaks aru, mis on need oma keha puutumatuse ja kehanormide nii-öelda õige või nagu kaasaegne ja turvaline käsitlus, eelkõige pannes rõhku sellele turvalisusele. Aga ma ikka korra tahaks seda abi otsimise poolt ka tuua. See läheb sellisest õigusteadlase ja juristi vaatenurgast välja, aga kuna sa oled nagu väga selline väga kirglik, väga põhjalik, väga teadlik ja empaatiline selle teema uurija ja käsitleja olnud ka, et mis su soovitus või julgustus oleks mõeldes täna kõiki neid õigussüsteemi nagu kitsaskohti, mis õiglase lahenduse puhul võivad takistuseks saada. No nüüd sa küsisid korraga julgustust ja soovitust ja see tundub korraga. selline maailma kõige suurem küsimus selles olukorras, aga esimene asi, mida iga jurist sulle ütleks igas sellises olukorras on see, et ükskõik mis on, dokumenteeri kõike, absoluutselt kõike, sest kui näiteks oli menetluses Aivar Mäe seksuaalse ahistamise kaasus, kus ta mõisteti õigeks, ma soovitan kõigil seda lahendit ka lugeda. Ta vist nimeliselt ei ole leitav, aga mina leidsin ta niimoodi, et kuskil on uudistes räägitud sellest lahendist ja seal on menetluskulude summa, ma panin menetluskulude summa kohtulahendite otsingusse, siis tuli see lahend ette. Et seal on tegelikult väga huvitav lugeda, et miks ta siis õigeks mõisteti
et see ei ole üldse seotud sellega, et oi, ta käitus täiesti okeilt ja kõik oli korras ja ühtegi probleemi olnud, see ei olnud üldse asja point, aga paljustki oli ka see, et olid kuupäevad olid dokumenteerimata, see, kes siis selles konkreetses ahistamisepisoodis väitis ennast olevat kannatanu, ma ütlen väitis, sest ta mõisteti ju õigeks, Aivarmäe, et tal ei olnud, seal ei olnud kuupäevi teada, mõnes mõttes sa loed seda väärteoprotokolli, mis seal kohtulahendis on kirjeldatud, et tegelikult on ka absurdne, et tullakse menetlema, et millalgi eelmise aasta jooksul 3 korda juhtus selline asi, et millalgi terve aasta jooksul inimene ei saa ju ennast kaitsta, kui sa isegi ei tea, mis kuupäeval sulle mida ette heidetakse, ja see ongi 2 teraga mõõk, et ühelt poolt see, kes on väidetav toimepanija, tema peab ka saama ennast kaitsta, loogiline, sellepärast et võibki olla valekaebusi, mis tõttu peab ka see, kes väidab, et tema suhtes pandi mingid teod toime, ta peaks võimalikult kõik olema dokumenteerinud, kas või kirjuta endale üles kõik seoses selle päevaga, mis oli kuupäev, kus te olite, kes kust mööda kõndis, mida iganes, kõik detailid, isegi kui sellest kunagi midagi ei tule. Sa arvad, et tavaliselt on ju niimoodi, et midagi juhtub, inimesed ikka pisendavad kõike, keegi ei taha endale probleeme, nad ei taha teistele probleeme, üritatakse vaiba alla lükata. Ja võib-olla mõne aja pärast juhtub jälle ja võib-olla taaskord jällegi tüütu, aga lükkame kõrvale. Ja mingil hetkel neid asju võib kuhjuda, aga sa enam ei tea, millal see esimene kord oli, mis oli kontekst, millal teine kord oli, ehk praktiline soovitus oleks see, et lihtsalt tehke endale märkmed kõige kohta, kuupäevad, olustikud, kes veel võis näha ja mis kommentaare, kes, kus, millal kellegi kohta on teinud, et lihtsalt pärast leida sellest kogust virvarrist, mida see tegelikult ka inimese sees ju tekitab, kui see ikkagi lõpuks mitu korda suga toimub mingi käitumine ja seal kohus leidis, et oli tõendatud selline mingi selline kraest tõmbamine. Ja miks see seal süüdimõistmiseni ei jõudnud, seal oli konkreetselt selle kannatanuga seotud argumendid, siis mida kohus arvas, et nende 2 inimese suhtes see siis ei olnud süütegu, aga see fakt, et niimoodi kuskil ülemus käib, niimoodi sul teeb mingit nalja, see oli tõendatud iseenesest. Aga paljud asjad ei olnud sellepärast, et nad ei teadnud isegi kuupäevi, millal midagi juhtuda võis. Aga minu arust see näide sellest kaasusest on veel õpetlik, sa oled käsitlenud ise seda teemat ju varasemalt ka just sellest nurgast, et kui ühed probleemid on meil üldse vägistamise nagu kuidagi hindamise ja mõistmisega, aga kui me räägime nii-öelda käperdamisest või muul viisil nagu seksuaalsest lähenemisest, siis seal nagu kuidagi need hoiakud on veel rohkem lappes. Ära räägi, ma just lugesin seda lahendit, mis puudutab seda noorsportlast, kellel oli siis väidetav, see on sõna vastu, väidetav ahistamisjuhtumine inimesel, kes oli toona Audentes spordikooli Otepää filiaali õpilane, oma treeneriga, intsidendi ajal oli väidetav, ma ütlen väidetav intsident, sest me keegi ei tea, mis juhtus. 2 inimest on kuskil autos või midagi, õpilane, kes oli 16, ütleb, et treener pani käe jalale. Ja siis õpilane nagu ütleb või väljendab, et ma ei taha ja siis seal kuidagi treener ikka veel midagi üritab kätt jala peal hoida või midagi. Ja midagi see treener olevat seal siis öelnud ka, et kellelegi ei tohi rääkida, midagi selles stiilis. See on kõik avalikus kohtulahendis kirjas, muideks, keda huvitab, siis ma nüüd numbrit peast ei tea, aga ma arvan, kui mingi Audentes ja Otepää ja filiaal ja mingi sellised märksõnad panna riigiteates vast leiab. See on ringkonna kohta lahend aastast 2023 Tartu ringkonna kohus. Ja seal juhtus niimoodi, et see sportlane siis mõtles, et okei, mida sa teed on ju? Sõna vastu olukord, elu läheb edasi, üritab edasi minna. Siis sportlase väitel järgmise 2 aasta jooksul ikkagi tema väidab, et treener kohtles teda edaspidi teisiti, kuidagi tuntav, nihe oli seal ja see mõjutas seda sportlast igatpidi päris halvasti. Sa oled 16-aastane, kujuta ette seda olukorda. Õnneks ma vedas, et sellise jama otsa ma elu sees komistanud ei ole, nii et ma võin aid ette kujutada, mida see tähendab. Läheb 2 aastat mööda, on 2018 suvi ja see sportlane saab treenerilt kõne, et nii, et alates sügisest sa siin enam ei õpi. Et mingi langus oli siis õpiedukuses ja trennis ja kõiges oli langus ja siis pidi olema koolis koosolek ja siis sportlane otsustas, et kurat küll, ma pean selle asja koolijuhile ära rääkima. Ta kirjutab koolijuhile, et tead, ma tahaks enne kokku saada ja kirjutab e-kirjast talle, mis juhtus, et ma tahaks enne kokku saada, et omavahel, ainult õpilane ja koolijuht sellest rääkida. Koolijuht on nõus 30 minutit enne seda rohkemate inimestega koosolekut siis kokku saama ja õpilane räägib talle ära ja tead, mida koolijuht vastas. Paku. Ma vist ei oska isegi nii sellisel tasemel vastata. Koolijuht ütles, et see pole kooli asi, see ei puutu neisse, see on nende 2 eravaheline asi. Päriselt. Ja selle peale nii maakohus kui ringkonnakohus ütles, et nagu käige kõik perse, mis jutt see on. Ilmselgelt see on kooli vastutus, kui sul on nagu õpilane ja seal see koolitreener ja on selline väidetav intsident, ilmselgelt see on kooli vastutus ja selles mõttes sellega tegeleda.
aga siis tundub, et see probleemi algeks suuresti ongi see koolijuht, sellepärast et siis see koolijuhi tõttu, ma saan aru, see väidetav juhtum tuli siis ka selles 2 inimese vahel toimunud õpilane ja koolijuht räägivad, eks ole, pärast tuleb siis koosolek, kus arutatakse inimese väljaviskamist, et seal tuli see ka siis teemaks ja lõpuks see treener hages seda sportlast laimuhagiga, et miks sa rääkisid koolijuhile ja ta nõudis, et sa pead ümber lükkama, kas saatma kirja aktsiaseltsile Audentes, et sellist asja pole juhtunud, et see inimene pole mind niimoodi ahistanud, pole kätt jalale pannud, või alternatiivselt sellele endisele koolijuhile ja siis maksa mulle mittevaralist kahju. Selle argumendi osas saatsid nii maakohus kui ringkonnakohus ta kuradile, et unusta ära, koolijuht on täpselt see, kellele peaks õpilane rääkima. See on ka laiema pildi küsimus, et enamus ahistamisjuhtumid, ja seda vist kirjutas ringkonnakohus, kas maakohus või ringkonnakohus, üks neist 2 rõhutas seda, et enamus ahistamisjuhtumeid ongi ju sellised, kus on 2 inimest, ei ole kaameraid, ei ole helifaile, ei ole tunnistajaid, ongi 2 inimese vaheline olukord, ongi sõna vastu. Ja loomulikult tuleb sellest kuskile teada anda, sest koolijuht ei saa tõenäoliselt midagi teha, kui sul on selline üksik juhtum sõna vastu, mida ta peab tegema minu hinnangul. Ta peaks eraldama need 2 inimest. Et see, kes väidetavalt tegi nii, ei omaks mingit võimupositsiooni teise üle ja et nad ei peaks kokku puutuma. Ja ma mõtlen seda ka selle õppejõu või treeneri või õpetaja positsioonist, ma olen ka õppejõud olnud, et kui minu suhtes oleks valesüüdistus, muidugi ma oleks närvis, mis mõttes, nagu väga haige lugu, aga parim lahendus sellele on see, et eraldage meid selles asutuses. Et me ei peaks kokku puutuma, see on, mida teha saab. Ja väga oluline on, et igast juhtumist antaks teada, sest vastasel juhul, kui ongi kuskil see päris tegelane, kes käibki käperdab ja näperdab, üritab, kuidas sa teda üldse kunagi vastutusele võtad? Ta saaks täiesti karistamatult tegutseda, kui me ütleks, et ei, sa ei tohi koolijuhile rääkida, muidu sind võidakse hageda. Nii et sellega saatsid kohtuta pikalt, aga keset menetlust ta lükkas sinna juurde sellised argumendid, et ütles, et esiteks ta avastas, et selles e-kirjas, see sportlane saatis siis direktorile enne seda kohtumist, oli sportlane kirjutanud, et ta rääkis oma poissõbraga sellest. Ja vist mingites sõpradega ka, seal mingi 3. isikud on ka mainitud, ma täpselt ei lugenud, ei saanud lahendist aru, keda seal siis silmas peetakse, aga treener avastas, et ta rääkis oma poissõbrale ka. Ja siis lisas sinna argumendid, tegelikult nüüd ma tahan hüvitist ka sellest, et sa oma poissõbrale rääkisid seda, mis on veel maksimaalselt lollakas, sest kas ta nagu lähisuhtes on kunagi olnud ilmselge, et kui mul on mingi mure, ma räägin oma abikaasale või poissõbrale või kellel iganes, see on ilmselge, selle eest hageda laimuhagiga on ju mõistuse vastane, aga veel naljakam. Treener läks kohtusse, kohtunik küsis istungil, et kas äkki soovite asja kinniseks kuulutamist, sest kohtupidamine on meil ju avalik, kui ei kuulutada kinniseks, mida saab teha teatud alustel näiteks eraelu kaitseks ja miks ka mitte olukorras, kus mina ütlen, et keegi on mind laimanud, ma ei taha, et see laimu väide saaks veel rohkem kõlapinda, ma tahaks, et see oleks kinnine istung, sellepärast et muidu see väide levib, see on siis nii-öelda see Streisandi efekt. Aga ta ei tahtnud, treener ei taotlenud selle asja kinniseks kuulutamist, see oli avalik, meedia korjas selle üles, selle avaliku istungi, tegi sellest artikli, küsis sportlaselt ka kommentaari, ma täpselt ei mäleta nüüd, mis see sportlase kommentaar oli, aga ta kommenteeris seda käimasolevat kohtuvaidlust, mis oli juba avalik. Ja siis treener võttis sellest ka kinni ja lisas siis nagu hagisse selle argumendi ka, et ja ma tahan hüvitist selle eest, et sa Päevalehele kommentaari andsid, Päevaleht kajastas treeneri algatatud kohtuvaidlust. Ja need asjad on veel praegu menetluses. Hagi esitati aprill 2021, maakohus 2022 saadab treeneri pikalt selle osas, et koolijuhile rääkimise eest nõue. Siis, ja maakohus ütleb, et need teised asjad on liiga hilja, et see, et sa nüüd poissõbrale rääkimise eest või Päevalehega rääkimise eest veel tahad, see on eraldi, see on hagi muutmine, et unusta ära, aga ringkonnakohus ütleb, et ei, see ei ole hagi muutmine, sest nõue on sama, sa nõuad mitte varalise kahju hüvitist, sa lihtsalt laiendasid faktilist alust, mis minu arust on nonsense, kui enne oli etteheide see, et sa rääksid koolijuhile ja nüüd on sa rääksid hoopis poissõbrale, minu arust need on 2 eri asja, aga okei, ringkonnakohus nii ütles ja ringkonnakohus ütles seda 2023, täna on 2026 ja neil on Tartus istung septembris. See asi on kestnud kohtus üle 5 aasta ja see on täiesti ajuvaba, see on selline vaimne terror, see on juriidiline kius minu arust. Ma saan inimesena treenerist aru selles olukorras, selles mõttes aru, et ma olen õppejõud olnud, igasuguseid, tudengid ka võivad olla 18, et põhimõtteliselt verinoored, on igasuguseid inimesi olemas. Ma loen tagasisidet, mille peale tudengid mõnikord pahased on, sa mõtled nagu okei. Ma saan täiesti inimesena aru, aga ma üritan täitsa tõsiselt mõelda, mida ma teeksin selles olukorras ja ma võin käsi südamel öelda, kõigi nimel, mis mul on kallis, ma elu sees ei hageks tudengid laimuhagiga sellest, et ta läks koolijuhile rääkima. Rääkis rektorile või kes iganes asutusi siseselt on see isik, tegelikult peaks olema kindel kord, eks ole, kuhu sa räägid ja kuidas see käib. Audentesel seda ei olnud. Ringkonnakohus tõi näitena veel Tartu Ülikooli mingi sisekorra, kuidas seal on, eks ole, reguleeritud. Ja kui see tudeng, kui ma mõtlen, panen ennast sinna olukorda, kui tudeng läheb, siis sinna kuskil rektori või kellegi juurde räägib ära, rektor võtab teadmiseks, rektor räägib minuga, mina ütlen, ausalt ei ole toimunud, ei ole juhtunud, pole sellist asja olnud.
ühtegi tõendit lisaks pole, mida see rektor teeb, eraldab meid, mul on vastik tunne, aga mis ma teen, kas ma lähen kohtusse, ma ütlen, ma ei lähe. No miks ma kohtusse järgmised 5 aastat istun selle otsas, et see on selline... ma ei tea, ma isegi leia sõnu, see on nagu uskumatu, et see on avalik lahend. Just... Ja minge kõik lugege, ma vaatan siia kaamerasse, minge riigiteataja.ee, pange, ma nüüd ei tea, mis otsingusõnadega täpselt, aga see on Tartu ringkonnakohus, 2023 lahend, Audentes, Otepää, filiaal, Päevaleht, midagi sellist või Päevalehe või mis käändes seal oli see. Me varsti tuleme ka nende lahendite ja karistusregistri ja kogu selle teema juurde, aga ma korra lähen tagasi selle, mis sellest loost veel ju tegelikult, et järeldada või et minu arust on nagu hästi oluline kogu rõhutada seda, mida sa niimoodi puudutasid, et tegelikult see seksuaalvägivalla mõju ei lõppe selle rünnakuga, et see mõju ohvri vaimsele tervisele, et erinevad uuringud ju on välja toonud, et ligi 3/4 ohvritest kannatab posttraumaatilise stressihäire all pikalt, veel pärast seda depressiooni on enam kui 2 korda sagedamini ja ka suitsiidirisk on lausa 4 korda kõrgem seksuaalvägivalla. Muidugi ja lähisuhete loomine ja hoidmine on ju kordades rohkem, sest sul on kehaga nii komplekssed, aga seda enam, kogemused. Ma mõtlen, kuhu ma tahtsin sellega välja jõuda, on see menetlusaeg, et üleüldiselt ükskõik mis kaasustest me tegelikult räägime, siis tänase kohtupraktika kriitika, iga kaasuse puhul tegelikult on see menetluse pikkus ja venimine. Aga kui me räägime nüüd tõesti nendest kitsendame praegu nagu seksuaalvägivalla puhul, et 5 aastat saada õigust, see tundub ikkagi nagu ebainimlik. Ma arvan, et see on sellise laiema pildi küsimus. Esimene asi, mis mulle pähe tuleb, on see, et Justiitsministeerium peaks analüüsima, et mis on need tüüpkaasused, mis kõige rohkem kohtusüsteemi koormavad, sest hoopis teise valdkonna näide praegu, kas eelmine nädal või millalgi oli Pealtnägijas lugu Europargist. Ja sealt käis ka läbi, et mingil hetkel oli kohtus kas oli üle 1000 või üle 2000, kas oli 1600 või 2600, ütleme üle 1000 menetluse seoses ühe parkimisfirmaga ja need nõuded, mis seal on tavaliselt mingi, need võivad 10, 20, 40, 50, 60, 70, ütleme 100 euri, midagi sellist ja kohtud muudkui tegelevad. Ja siis sa mõtled, okei, see on mõttetu asi, millega meie kohtuid koormata, siin tuleks läbi mõelda, et kuidas see eraparkimisteenuse asi reguleerida niimoodi, et need kõik asjad ei jõuaks kohtuid ummistama. Ja ma usun, et neid tüüpasju on veel, kus saaks otsa vaadata, et nii, mis siin veel ummistab ja me teame, et meil on ka tegelikult sarikaebajaid nende laimuhagide osas, on erinevates kaasustes mitte üks inimene, vaid on mitmeid selliseid inimesi, kes on nagu ette võtnud selle kui potentsiaalse sissetuleku allika, et võtta kommentaatorid vastutusele ja ühelt poolt ma saan muidugi aru, et sa enne ka mainisid seda sellist verbaalset rünnakut, et see, mis kohati sotsiaalmeedias toimub, see on ikka päris räme. Ja loomulikult tahaks neid inimesi vastutusele võtta, et nad ei saa üldse aru, mida nad teevad seal netis, aga teistpidi on küsimus, kas on tsiviilkohtu teema, kus see peaks toimuma, et võib-olla tuleb siin ka kuidagi loomingulisemalt läheneda, aga et konkreetseid meetmeid, et kuidas me nüüd õiglust kiiremini saame, see on, kui me räägime süütegude menetlemisest, see on kriminaalkohtu teema muidugi, praegu ma rääkisin tsiviilkohtust. Ja see 5 aastat, mis ma enne mainisin, see on ju laimuhagi, eks ole, treeneri poolt sportlase vastu. See on ka teine teema, aga nende kriminaalasjade menetlemisel, ma ei tea, ma mõtlen ikka tagasi sellele DJ Meelis Eskola kaasusele ja kuidas nad on 6. ringi tegemas, 2 korda Riigikohtus. Siin ma tahaks küll öelda, et riik peaks, ma ei tea, mis kurdi kompensatsiooni või asja selle kannatanu lõpuks maksma, sest see ei ole normaalne. See tähendab, et kohtusüsteemis on midagi valesti. Kes on need esimese 2 astme kohtunikud, kes sellist praaki tootsid? Et tegelikult täna meil ka kohtunike distsiplinaarvastutus, mida ma olen näinud kõige karmimad juhtumid on need, kus on olnud hästi tõsiselt nagu menetlus tähtajad venima hakanud, aga sisutöö poolest, see on muidugi hästi selline libe jää, mille peal kõndida, et sa tegelikult ei taha, et riik sekkuks kohtunike töösse, kohtunik peab sõltumatu olema, aga minu arust tuleb ka nagu võiks hakata, mitte tuleb nagu, vaid võiks hakata otsa vaatama selle, et kui palju on ikkagi mingitel kohtunikel tõsist praaki, ütleme materiaalõiguse või menetlusõiguse oluline rikkumine. Et kuidagi mingid filtrid luua, et vaadata, kui ikkagi mingi kohtunik toodab järjepidevalt täieliku praaki ja mitte kergekäeliselt nimetada midagi täielikuks praagiks, vaid ikka, kus Riigikohus ka mõnel juhul ju ütleb, et siin on oluline materiaalõiguse valesti kohaldamine või menetlusõiguse oluline rikkumine. Ja kui ühel kohtunikul on neid aastate jooksul 20, 30, 40, mitu iganes juhtumit, me võime selle piiri hästi kõrgele seada, aga looks selle piiri. Kvaliteedikontrolli looks mingi piiri, paneme ta hästi kõrgele, et võimalikult tagada kohtunike sõltuvust, aga loome midagigi, sellepärast, et nii paljud asjad on ka kinnised, ka see
sama see Escola kaasus ju tegelikult ma ei näe oma kohtulahendit, ma ei näe ringkonna kohtulahendit ja ma saan aru, miks ma ei näe, sest see on väga intiimne ja detailne ja isiklik. Aga samas puudub ka kontrollimehhanism, sest avalike lahendite osas, mina näiteks on oma väikest rolli, ma olen selline tilgaka ookeanis, et ma võtan mingi lahend ja mõtlen, see on täielik praak, see on täielik pask, nagu mis siin toimub. Ja see on omamoodi avalikkuse järelevalve osa, et me ka vaatame, et see ei ole ainult selline, et okei, kõik jõuab Riigikohtuni välja, sest kõik ei jõua Riigikohtuni välja. Esiteks inimestel ei ole alati raha, et vaielda, kriminaalasjades proks ei pruugi olla motiveeritud, mis iganes põhjusel, Riigikohus ei pruugi menetlusse võtta, vahel, ega seal ka ainult täiuslik otsuseid ei tehta, vahel ei võeta menetlusse, kuigi oleks pidanud, kui sa mõtled laias pildis. Et see avalikkuse järelevalve mehhanism on ka oluline, et see ei saa olla ainult sunfti sisene, sest see puudutab ju õiglustunnetust laiemalt ja see omakorda mõjutab inimeste usaldust riigi vastu. Ja kui sa ainult näed seda praaki, sealt lõpuks mõtledki, tekibki tunne mingil hetkel, et kõik on perses, kõik on katki. Tegelikult ei ole, aga süsteem peaks ise rohkem ka seda kriitikafiltrit sinna looma vahele. Vägagi nõus. Aga liigume praegu siit nüüd karistusregistri ja selle vaate peale, et ka need kaasused tekitavadki tunnet, et kus on õiglus ja kuidas meie riik toimib, on ju. Hiljuti pälvis väga palju tähelepanu, siiamaani räägitakse meiegi praegu siis sisulooja Maljoka initsiatiivil sündinud pedofiilide selline avalik register. Et mis sa näed, mis täna need kitsaskohad on, et ühtepidi ju kohe annan nagu mingi tunnetuse enda vaatest ka sisse, et ühelt poolt tundub selline nagu avalik register, kui me räägime pedofiilidest, mille osas peaks olema nagu nulltolerants, minu arvates igati põhjendatud, on, et see on nagu põhjendatud, teistpidi ma saan ka aru riske, kui ta on sellise hoogtöö korras loodud, et kas riik võiks ise selles osas võtta kasutusele teatavate kuriteoliikide puhul nii-öelda avaliku häbiposti, sest et mis ta muud on, kui avalik tegelikult lisamehhanism, lisa nagu tähelepanu tõmbamine. Et võib-olla see probleem saab üldse alguse sellest, et meie karistused täna ei ole proportsioonis selle kuriteo nagu olemusega. Ma ei tea, kust otsast alustada. Alustuseks see veebileht, eks ole, hõlmab enamat kui vaid pedofiile, seal on ka laste väärkohtlejad. Ma sportlikust huvist vaatasin seal mõne naise tausta või kohtulahendit, müristus ühe naise see lapse väärkohtlemise kohtulahend, mida ta selle lapsega tegi, siis sa mõtled küll, et taaskord tekivad sellised endalgi vägivaldsed mõtted, et mis inimene see on ja pisar, lapsevanemana loed seda, pisar jookseb mööda nägu, et nagu mingi lasteaiaealise lapsega, mis on tehtud. Ja me räägime, mitte seksuaalsest, vaid konkreetselt aseksuaalsest vägivallast nii-öelda. Ja need on ka kohutavad, et ma ei tõmbaks piiri siin, et ainult pedofiilia on see kõige rõvedamasi, kindlasti on see väga, aga ka see muu vägivald laste suhtes, mida esineb, see on väga rets. Ja süsteem tundub küll natuke katkises osas, et nii palju on rõhku ja ma just nägin, hiljuti nüüd oli selle Venno Loosaare ümber see draama, eks ole, ja ma nägin seda Karmen Jolleri kommentaari, mis oli stiilis, et inimene peab saama oma eluga edasi minna. Ma nii oleks tahtnud teda ka perse saata, et miks me räägime kogu aeg sellest, et mingid pedofiilid ja vägivallatsejad peavad saama oma eluga edasi minna. Käige perse, ei pea. See ei ole niimoodi, et teed midagi rõvedat, nüüd on karistus on kantud, nüüd teeme kõik näa, et pole olnud. Ei, me ei tee seda nägu, sellepärast, et kannatanu ei saa seda luksust, kannatanu ei saa lihtsalt eluga edasi minna. Paraku see on nii, ma väga loodan, et mõni kannatanu saab kuidagi oma eluga päriselt edasi minna, aga mis on see tõenäosus? Sõltuvalt tegude liigist, sa kannad sellist asja endaga, see saab osaks sinust. Et siis me räägime, mitte me, vaid mingid inimesed rõhuvad hullud sellele, et karistus on kantud, eluga tuleb edasi minna. Jah, karistus on kantud, riigi poolt määratud karistus on kantud, riigi ja selle inimese vahel on nüüd puhas leht. See on riik. Mina ei ole riik, mina olen rahvas ja mina ütlen, käigu perse kõik need inimesed ja nad ei peakski saama eluga edasi minna. Ja kui Venno Loosaar tahab olla avalikkuse ees esineda, siis ta peabki elama sellega, et iga kord tulevad hunnikud inimesed, kes ütlevad, kuradi pedofiil, tõmba lavalt maha. Ja see ongi, see olgugi sinu elu lõpuni. Sest kes räägib sellest, et kuidas kannatanud eluga edasi läksid, sellest ei räägi keegi. Seda me just kui arvame, et pead kuidagi saama edasi. See on mõistuse vastane, ma just lugesin, ma ei tea, kas see on nüüd päris, sest see oli Reddit ja see oli anonüümne postitus, aga Postimehes oli hiljuti uudis selle kohta, kuidas üks laste vägistaja, ja ma ütlen vägistaja, sest see oli konkreetne vägistaja, üks vana mees oli, ta sai vist 10 aastat midagi sellist vangis, aga ta oli parasjagu vaba vanglas. Ma ei oska sulle praegu selgitada, mis see on, sest ma pole veel suutnud süveneda, mul just hiljuti saadeti selle kohta sõnumeid, ja siis oli uudis, et ta oli vaba vanglas siis kaduma läinud. Ja siis keegi tegi anonüümse postituse Redditisse väitis, et tema on üks kannatanutest ja nad kuulsid, et tüüp oli juba nende
selle asula või piirkonna poole teel, inimene oli nii endast väljas, ütles, nagu ma olen paanikas ja sa loed seda ja siis ma mõtlesin, okei, ma tahan vaadata selle tüübi tausta või seda lahendit ja muidugi need lahendid on kõik täiesti kinnised, aga mida sa näed sealt lahendist, kui sa selle tüübi nime otsid, on tõendid ja see tõendite nimekiri, seal oli ilmselgelt, sa vaatad, mis on seadmed ja värgid, ilmselgelt seal oli mingi massiivselt mingi lapsporno teema, sest kõik kaamerad, värgid, särgid, kirjeldatakse seal mingi, ma ei tea, merelaevukestega tekike, laste esemeid ja asju, sa loed seda, sa puhtalt tõendite nimekirjast saad aru, see on midagi jälki olnud ja ta on ju vägistamisest, ta ei ole mitte lihtsalt nii-öelda, mitte et see oleks lihtsalt, et see ei ole lihtsalt sugu ühe alaealisega, vaid see on lapse vägistamine. Ja selline tüüp, okei, ta saab 10 aastat, nüüd ta on vabavanglas ja ta kuskil läks siis korra kaduma ja siis ma lugesin Redditis seda, ütlen väidetav kannatanu, sest ma ei tea ju, kes see tegelikult on, ja loed tema postitust, tema ärevust, tema hirmu ja siis sa mõtled, täitsa pekkis, miks see tüüp üldse enam vabaks saab, et miks ta üldse, ma nii soovin, et see tüüp lihtsalt sureks ära, nagu siiralt ma soovin, et sellised inimesed lihtsalt lõpetaks hingamise, sest see mõju, mis neil on ka veel 10+ aastat hiljem, see on meeletu ja sellest kuidagi vaadatakse mööda ja väga tihti see läheb nii labaseks, kuidas kommenteeritakse, et mingi nii emotsionaalne jutt ja nii edasi, nagu hallo, me oleme inimesed. Kui sa tahad mitte emotsionaalset suhtumist, räägi kuradi ChatGPT-ga, et see ongi emotsionaalne. Kui keegi on lapse vägistanud, see inimene kasvab suureks ja loeb lehest, et see vägistaja on vabavanglast kuskil jooksu pannud. Kui see ei tohiks emotsioone tekitada või nagu, kuidas palun. Ja sama emotsionaalne on minu arust see, et inimesed peavad saama eluga edasi minna. See on samamoodi emotsionaalne, see ei ole mingisugune ratsionaalne, et ühiskonnas me peame ikkagi eluga edasi minema. Jah, edasi, aga edasi minek ei tähenda see, et see inimene saab ühiskondlikult puhtalt lehelt alustada. Ja see Maljuka veebileht minu arvates teenibki seda eesmärki, et nende inimeste nimed ja näod on seal kõigile näha. See ongi, see olgu elu lõpuni sul küljes, see peabki olema. See ei ole niimoodi, et riigikaristuse kandsid ära nüüd puhas leht. Sest et see üks näide ju tegelikult oligi ühe ratsakooliga, kus tegelikult meil on täna reeglid justkui ütlevad, et kui meil teatavad karistused, et sa ei tohi lastega töötada. Oot, ma kohe plahvatan. Ma olen Pakosta peale nii vihane. Pakosta on nii palju valeväiteid esitanud kogu selles, ta on nii palju valeväiteid, ta räägib sellest, et vanem saab vaadata karistusregistrist tasuta, kas naaber on pedofil. Ei saa. Ja ma küsin, kas sa oled üldse vaadanud sinna? Sest ütleb lastekaitseseadus, ütleb, et saab mingi see ei ole see, mida ta ütleb, vanemal on õigus teada saada ja karistusregistri seadus ütleb, millal tuleb maksta 4 euri ja millal ei tule. Ja 4 euri sa ei pea maksma siis, kui sa kontrollid lapsega töötavat isikut või kes sinna kandideerib. Ja see toob meid ihaste ratsakoolini. Minister räägib, et ta ei oleks tohtinud seal töötada. Ja ma ütlen, minister, kas sa kurat oled seletuskirja lugenud? Oma valdkonna seaduse seletuskirja. Lastekaitseseaduse seletuskiri ütleb väga selgelt ja isegi seaduse sõnastus on ju, et vahetult lapsega kokkupuutuv või koostöötav ja vahetult kokkupuutuv või mis iganes sõnastus on, sõna vahetult on seal sees ja seletuskiri rõhutab, et näiteks koolis on need õpetaja, eripedagoog, arstiõde või meditsiinitöötaja, ta nimetab need ametid, et ütleb näiteks suvaline bussijuht ei ole, sest suvaline maakonnaliin, mis ei ole nagu lastele suunatud, et seal ei ole ja siis tekib see küsimus, et koolibussijuht vist ikkagi langeks sinna, sest on konkreetselt, kui ta on koolibussijuht, võib-olla, see on ka vaieldav. Neid tänapäeval väga palju ei ole, ma võin endise omavalitsus öelda. Üks juhtumi oli just, mis käis ka läbi sotsiaalmeediast, kus siis veebikonstaabel palus sellele algsel postitajale, et äkki võtad postituse maha, et inimesed on nii kurjad kommentaaris, mõtlen nagu, nad peavadki kurjad olema, nagu millest me räägime, nad peavadki kurjad olema, sest see konkreetne bussijuht oli veel ju lastega hakanud kontaktiga võtma, see ei olnud lihtsalt, et ta eksisteeris rahus ja tegi oma tööd. See Raibe hakkas päriselt ühendust võtma lastega ju, aga okei, see selleks tuleme ratsakooli juurde tagasi. Lastekaitseseaduse seletuskiri toob näiteid, ütleb, kes on lapsega koostöötav isik. See ei ole üldine, see ei hõlma koole, lasteaedu, see ei hõlma ühtegi asutust. Ta ei ole asutustülene. Mina kuulasin natuke maad ja ma ei saa öelda, kes ja kus ja kuidas, aga mulle väideti, naised saunas ütlesid, et tegelikult Justiitsministeerium olevat mingitel aastatel vastu seisnud sellele, et laiendada seda lapsega töötamise keeldu asutustele. Minu selge seisukoht on, et koolid olgu välistatud, lasteajad olgu välistatud, spordiasutused olgu välistatud, kõik, kus on vähegi igapäevaselt palju lapsi, kõik olgu täiesti välistatud. Aga täna nad ei ole. Ja Pakosta väidab, et on. Ja Pakosta väide on ka sellepärast rumal, et see mõiste lapsega koostöötav isik on seotud süüteo koosseisuga ja karistusõiguses kehtib määratletuse printsiip. Sa ei saa laiemaks tõlgendada midagi, sest inimesed peavad teadma, mis on süütegu ja mis ei ole. Ehk kui seaduse seletuskiri, mis on mingi 2014 või midagi sellise lastekaitseseaduse seletuskiri, see on juba ammu kehtinud sama reegel, ütleb väga selgelt, et me vaatame ametipõhiselt, et kas töö iseloomu tõttu või ametijuhendi tõttu on selline vahetu kokkupuude, siis on lapsega töötav isik. Mitte igasugused töötajad kuskil lasteasutuses. See on väga selge. Ja selle mõistega on seotud
süüteokoosseis, mis tähendab, sa ei saa seda ka nii väga, kui minister tahaks, et nii oleks, sa ei saa seda laiendada, sest see on seotud süüteokoosseisuga. Väga lihtne oleks muuta lastekaitseseadust, esiteks lisada sinna kõik lasteasutused, haridusasutused, kõik sellised asjad võiks sinna lisada. Ehk Ihaste Ratsakooli juhtum on minu arust väga hea näide sellest, et tegelikult see ei olnudki keelatud. See ei olnudki keelatud, muidugi ükski normaalne koolijuht ei tohiks seda lubada nii või teisiti, eriti kui sa juba tead, oleks, et sul on uus inimene kandideerib ja sa ei kontrolli, sest sa arvad, et sellel ametikohal sa ei pea kontrollima. Tuleb koristaja, sa ei kontrolli, sest sa arvad, et sa ei pea kontrollima. Keegi väitis mulle, et PERH näiteks kontrollib kõikide puhul. Nüüd, ma ei tea, kas on tõsi, aga keegi väitis mulle, sest ühes haiglas vähemalt, Kesk-Eestis, ma ei tea, kas on Kesk-Eesti, aga ühes Eesti haiglas, mis pole Tallinn ega Tartu, on üks tüüp, kes on 2 korda lapspornoga seoses süüdi mõistetud ja ta on seal arst positsioonil, mis ma eeldan, et tähendab kokkupuudet lastega. Ta ei ole lastearst või midagi sellist, aga nagu tema eriala on selline, et seal peaks ka lapsi sattuma sinna. Ja sellega seoses keegi väitis mulle, et näiteks väidetavalt PERH kontrollib kõiki ja see haigla, kus see tüüp töötab, ma ei tea, kas siis ei kontrollinud või midagi, aga kui sa oledki asutuses, kus sa vaatad seaduse seletuskirja ja mõtled, okei, koristajat ma ei pea kontrollima, sa ei kontrolli, sa ei tea, ta tuleb sulle tööle. Aga Ihaste Ratsakooli puhul koolijuht ju teadis. Ta teadis ja ta vaatas sellest mööda sellepärast, et mis on mingi ekspert mingil asjal. See kõlab mulle peaaegu sama rõvedalt nagu toona, kui õiguskantsler Ülle Madise arvas, et Peeter Helme jutt sellest, kuidas Peeter Helme on 8-aastastega seksinud, et see on purjuspäi, see on purjuspäi jutt. See on selline... Jah, see ei ole, mis mõttes. Ma mõtlen, inimene, kes on lugenud seda, mida Peeter Helme netis kirjutas, mul on suva, ta võis selle kirja teile oma vanaemale kirjutada, see on ikka pedofiilne. See on räme, kujutate, kui ta oleks päris lapsele. Ja mis me peame ära ootama, et ta päris lapsele seda kirjutaks, et see suhtumine, see ei ole ainult Ihaste Ratsakooli juhtkond, vaid ka meie oma õiguskantsler on samasugust mentaliteeti laias laastus väljendanud. Vähemalt seal Helme kaasuses sellel konkreetsel juhtumil ei olnud last teisel pool ekraani, aga see ei vähenda inimese ohtlikkust lastele, arvestades, mis juttu ta ajas. Ja nüüd vabandust, ma siin tõesti, nüüd ma olin küll väga selline, mina ütlen kirglik, mehed ütlevad emotsionaalne, ma jääks selle kirglikkuse juurde, sest see teema, seal on nii palju mõistuse vastasust ja me oleme nendest probleemidest ja kõigest rääkinud, aga me jätame need hoiakud, suhtumised praegu kõrvale, ütleme reeglite poole pealt. Et kas see ikkagi tähendaks seda, et me peaks vaatama oma karistusi üle? Üks koht, väga oluline koht. Karistused paberilust, kui sa vaatad karistusseadustikku, siis need vahemikud ei ole nii šokeerivalt madalad. Vahemikud on suured. Mis on šokeeriv, on see, kuidas lastevastase seksuaalse vägivalla puhul kohaldatakse tingimisi vangistust. Ja mina vaatasin, mis paragrahv see oli, 145, midagi, mis oli sugu ühe alla 14-aastasega, oli paragrahv, ja otsisin viimaseid lahendid Riigiteatajast ja kõik said tingimisi. Üks tüüp oli vist 2 päeva vangis olnud ju siis vahi all või midagi ja kõik said tingimisi, järjest ainult tingimisi. Ja minu arvates see on nagu üks koht, mida saaks karistusseadustikust tuleks nüüd läbi mõelda, et kas tõepoolest lapsevastase seksuaalkuriteo toimepannud isiku puhul tuleks üldse nii kergekäeliselt seda kohaldada, sest et eelmisel aastal Riigikohus ütles ühes lahendis, nad ütlesid, et seadusandja tahe on olnud, et kergemate kuritegude puhul oleks tingimisi võimalik. Ja mina tahaks öelda, et loogiliselt ükski lapsevastane seksuaalkuritegu ei saa liigituda sinna alla. Ja siin on jälle praktika versus seadus. Seadus on üldsõnaline, ta annab kohtunikule diskretsiooniruumi ja kohtunik otsustab. Üks asi, lihtsam lahendus või mitte lihtsam, nagu mugavam lahendus on öelda, okei, koolitame. Aga koolitus eeldab, et siis kõik tublisti hakkavad niimoodi tegema, et tegelikult tuleks võib-olla sinna tingimisi paragrahvidesse ka midagi eraldi välja mõelda seoses laste seksuaalkuritegudega ja eriti irooniline on minu arust see, et kui siis ka rõhutati ja minister rõhutas, esiteks, mis mind närvis, minister rõhutas seda, et retsidiivsusmäär on madal ja siis vaatad veebist, et ministeerium hindab seda 2 aasta piires, mis on nagu mitte midagi ja teine asi, rõhutati seda, et enamus pooltel juhtudel on toimepanijad kas pereliige või lähisõber või midagi, ülejäänud pooled juhud, enam juhul mingi tuttav, lähituttav või 9% oli vist see, mis käis läbi, et on võõras, mõtlen, okei, kui pooltel juhtudel on see mingi perekonnaliige või lähisõber või midigas ja sa siis paned tingimisi inimesele, ta läheb kohe tagasi oma endise elu juurde, ta on kohe seal kannatunu juures tagasi ja mitte kedagi ei koti. See ei ole ju loogiline. Ja seda enam, et ta ei rünnanud võõrast inimest, vaid ta ründas kedagi enda lähedalt, seda enam tuleks teda ju eraldada, sest väga paljudel juhtudel pärast näed, et inimesed kannatanud on kogu oma elu pidanud ümber kolima, sellepärast, et toimepanijale anti jälle see armas võimalus hõbekandikule, et mine oma eluga edasi. See tuletab mulle meelde, me ei jõua küll seda praegu detaili võtta, aga ka viibimiskeelu muutmise puhul ju oli justkui selle
ütleme siis hetkel võimaliku vägivallatseja põhiõigused justkui nagu tähtsamad kui ohvri heaolu. Et see muudatus küll õnneks on ka presidendi poolt välja kuulutatud ja seadusena jõustunud, aga et kuidagi jah, on see debatt meil paigast ära. Aga tuleme selle indiviidi tasemele ka siin lõpetuseks. Mida võib-olla iga kuulaja, kes meid täna kuulas, võiks sellest arutelust võtta kaasa ja omalt poolt teha paremini? Ma lihtsalt soovitan ka nagu olla julgem ja olla ka selles suhtes üritada ennast asetada teise inimese olukorda, ükskõik mis kontekstis, olgu see siis väidetav toimepanija, väidetav kannatanu ja vaadata kõiki neid fakte, mis vähegi on kättesaadavad avalikkuses. No kas või, ma ütlen, see vägistamiskaasus seal Meelis Eskola juhtumis Riigikohtu lahend, ma väga soovitan kõigil seda lugeda, et aru saada, et mis tõendid seal olid, mis tõenditest esimesed astmed mööda vaatasid, kuidas Riigikohus seda hindas. Sest seal on ka palju sellist, ma ei tea, kas päriselus julgetakse öelda, aga kommentaariumites julgetakse öelda, et ise olid täis ja ise tahtsid ja nii edasi, kõike seda teist ja kolmandat. Aga siis vaata tõenditele otsa. Vaata, mis päriselt tõendid ütlesid versus mida sa eeldad või arvad või aimad. Eks ma ka osa sellest Riigikogus toimunud arutelust mingid, ma vaatasin neid transkriptsioone seal Riigikogu veebis ja siis keegi meespoliitik tundis muret, nüüd saab minu kohta lihtsalt esitada vale süüdistusi, siis ma mõtlesin, esiteks, neid saaks tänagi esitada, nagu vahet ei ole, tõendada tuleb samamoodi, ega selles suhtes tõendamine kuidagi lihtsamaks ei muutu ega raskemaks, vaid muutub see õiguslik käsitlus sellest, aga teiseks, nii nagu naistele tihti öeldakse, ütleks vastu, et aga mis olukordadesse sina ennast siis asetad? Kas sa pidevalt lohistad purjus suvakaid koju ja kardad, et nad kõik hakkavad sind süüdistama, et miks sa niimoodi käitud? Käitu siis konservatiivsemalt, kui sa ise oled veel konservatiiv, ole siis konservatiivne, ära seksi võõraste inimestega, ära vii klubist purjus naisi koju, et nagu millest me räägime? Mida sa kardad siis? Kas sa käitud niimoodi, et sa sellist asja kardad? Või teine äärmus, et kuhu jõuti välja, et naeruvääristamaks seda debatti, et kas siis olles aastakümneid abielus olnud, peab iga kord seksides hakkama kirjalikke nõusolekuid vormistama. Et lihtsalt see debati naeruvääristamine, mis ka parlamendis on toimunud, kindlasti nagu ühiskonda paremusse ei suuna, aga ma loodan siiski, et piisavalt palju on neid mõistushäält 101 hulgas, kes ikkagi need vajalikud sammud praegu siis esmalt nõusoleku seaduse vaates suudame ära astuda ja siis tegelikult ka edasi, ega sellega töö ei lõppe. Ma väga loodan seda ja sulle palju jõudu jaksu idiootidega vaidlemisele. Sest et mina ütlen sulle ka aitäh, Kärt, et ma soovin sulle samamoodi jõudu, sama otsekoheselt, sama lihtsalt, arusaadavalt ja empaatiliselt neid teemasid kõikide inimeste juurde toomast, sest et see tegelikult kasvatab meid ühiskonnana rohkemgi, kui sa, ma arvan, ise täna mõistad. Kui sind tänane episood kõnetas, siis ma usun, et ka meie eelnevad vestlused on midagi, mis ka sinu maitsele võiks sobida, nii et hakka jälgima kanalit Need pole mingid naiste teemad Spotify's ja kui sul on mõni mõte teemast, mis võiks kindlasti siin podcastis saada käsitlemist, siis ära pea paljuks mulle märku anda. Aitäh sulle!